aias? Kes aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes mis aias? Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Hallik. Kes ja mis meil täna aias on? Täna on meil aias või siis meie saates rõõm tervitada aasta lasteaiaõpetajat 2025 Teele Saart. Ja Teele kohta on tema lasteaias kirjutatud nii. Lisaks igapäevatööle Kohila lasteaed Sipsikus rühmaõpetajana on Teele olnud juhendajaks praktikantidele ja töövarjudele, osalenud Erasmus+ projektis Norras, tutvudes sealse alushariduse süsteemi ja parimate õuesõppepraktikatega ja on neid oma rühmas rakendanud. Õpetajate esindajana osaleb Teele aktiivselt lasteaia arendustöös, pakkudes uudseid ideid ja märgates ning mõistes teiste vaatenurki. Samuti on Teele Eesti-Ukraina koostööprojekti kaudu mentoriks Ukraina ühe linna lasteaiale, kus ta viibis ka juunis 2024 koha peal. Sealseid õpetajaid siis toetamas. Ja detsembris 2024 ilmus Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt Hea lasteaia käsiraamat, kus kajastub ka Kohila Sipsiku lasteaia kogemuslugu, mille üheks autoriks Teele oli. Teele juhib oma rühma meeskonda kindlalt ja oskuslikult, luues ühtse ja hästi toimiva meeskonna ja meeskonna juhina on ta saavutanud selguse ja korra tööjaotuses, kus igaüks teab täpselt oma vastutusala. Igapäevane rollide jaotus on sujuv ning tagab, et info liigub selgelt ja tõhusalt. See loob tugeva aluse, kus kõik meeskonnaliikmed saavad keskenduda täielikult laste arengu toetamisele. Ja tänane teematäring keerabki siis ümber õpetajatöö lasteaias, millised mured, rõõmud ja eduelamused seal on ja kuidas neid tajub aasta lasteaiaõpetaja. Tere tulemast saatesse! Tere! Tere ka minu poolt! Ja peale kõiki neid ilusaid kõlavaid sõnu, mis Silja just ette luges, siis võib-olla oleks kõigepealt paslik saada sinuga Teele tuttavaks. Ja sellepärast meie esimene küsimus oleks täna selline, et milline on olnud sinu teekond alushariduses ja lasteaiaõpetajaks? Ma alustan võib-olla sealt, et kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma olin keskkoolis selline tubli tüdruk, kes tegi kõike väga hästi. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma olin selles olukorras, kus ma tegelikult ei teadnud üldse, kes ma olen ja mida ma teha tahan. Ja läksin sellist lihtsamat teed kaudu, et oma hõbemedaliga sain siis Tartu Ülikooli sisse eesti ja soome-ugri keeleteadusesse, mille ma siis visalt ja vapralt need 3 aastat ära tegin. Ja ma mäletan väga selgelt ühte vestlust oma emaga, kes tegelikult oli päris mures sellepärast, et mis minust saab. Sest ta sai aru, et ma niimoodi tubli tüdrukuna teengi selle kooli ära, aga et tegelikult ei ole üldse selgem, kuhu ma lähen ja kes ma olen. Ja siis ma käisin välja idee, et ma lähen aastaks Ameerikasse au pairiks ja see rõõm ema silmis oli muidugi väga suur, et tütar ikkagi teab midagi, mis ta teha tahab. Ja lapsed on olnud alati mulle südamelähedased ja seal Ameerikas neid 3 last siis sellise kaasemana kasvatades olin siis 21-aastane ikkagi noor tüdruk, et sellist ema kogemust ju endal ei olnud, aga sain sealt väga hea bagasi. Ja tollel hetkel tegelikult ma ei osanud seda sellisest pedagoogi pilgu läbi nagu vaadata, eks, et millises süsteemis need lapsed õppisid, sest need lapsed käisid erakoolis ja õppisid tegelikult seal juba sellise projektõppe meetodi järgi, õuesõpet oli väga palju ja oligi selline lapsest lähtuv lähenemine juba toona. Et ma oskan seda täna analüüsida palju paremini kui siis, et mis kogemus see oli. Ja samas oli see kogemus väga väljakutsuv, et aasta olla niimoodi võõras keskkonnas. Ja kui ma sealt tagasi tulin, siis ma arvasin, et kui ma sain sellega hakkama, siis ma saan kõigega hakkama. Ja otsustasingi kandideerida lasteaeda. Ja tegelikult mul ju erialane kõrgharidus puudus, aga see tahe oli nagu suur ja usk endasse oli päris suur ja nii ma läksingi kandideerima ja mind sinna ka valiti. Ja see direktor toona ütles, et tegelikult oli konkurents väga suur, aga kuna tegu oli keerulise rühmaga, siis otsiti kedagi, kes inimesena seal toime tuleks ja temal oli siis usk minusse.
ja nii ma jõudsingi siis lasteaeda, tegelikult teadmata, mis mind seal ees ootab, sest et mul ei olnud õrna aimugi, kuidas see lasteaiaõpetaja töö käib, aga tahe oli suur ja sinna ma läksin siis Tallinna 9. lasteaeda 2014. aastal. kui sa nüüd mõtledki oma esimestele nendele tööaastatele seal lasteaias, mis sind siis toona selle õpetaja töös võib-olla kõige rohkem üllatas või ka köitis? No üllatusmomente oli ikkagi igapäevaselt, sest et kuna ma väga ei kujutanud ette, et mida ma seal tegema pean, et mul oli nagu mingi aimdus, aga esimene see õpetaja aasta oli väga väljakutsuv, sest väga palju oli õppimist ja toona ma töötasin 2 õpetaja süsteemis, kus ma olingi sageli üksi, et see õpetaja abiroll oli selline söögitädi roll seal kõrval, et siis tema oskas mind toetada sellise inimliku soojusega ja ma sain sellise hea suhtekogemuse, et kuidas oma meeskonnas toimetada, kui sul on hea partner, aga nagu see kogemus oli palju katsetamist ja palju õppimist, aga kuna mu ema oli ka õppinud alushariduse pedagoogikat, siis natukene sain ka sealt tuge, et kuidas läheneda ja ma arvan, et väljakutsuvad olid kindlasti sellised laste käitumisprobleemid, et võib-olla mille koha pealt ei olnud nii palju seda kogemuste pagasit ja tööriistakarpi, millest haarata siis vahendeid, et seal lahendusi leida. Sa tõid välja, et oli suur väljakutse, aga mis sind köitis ikkagi selle töö juures? Jaa, mis mind köitis? Mind köitis sõbralik kontakt nende lastega ja ikkagi need eduelamused, et neid tuli igapäevaselt ja kui sa katsetasidki midagi ja vaatasid, et hea küll, et see ei toimi, aga siis proovisin veel ja siis tulid ka sellised õnnestumise hetked ja ikkagi see kontakt nende lastega. Et see, ma tunnen, et see võime on mul alati olnud, see kontakt luua ja siis nad tulevad ka ikkagi sinuga koostööle, et see tõi rõõmu ja tegelikult ka ma mäletan oma esimest seda lastevanemate koosolekut ja pärast seda tunnet, kuidas ma sealt koosolekult ära läksin, et see oli väga-väga võimas kogemus, et need vanemad tegelikult samamoodi otsisid seda turvalist kontakti ja me suutsime selle seal luua, et ma seda sisu ei mäleta, aga seda tunnet mäletan väga hästi. Meie teile sinuga oleme kursaaed ja meil lõppesid siin magistriõpingud just ära ja oleme nüüd magistriharidusega alushariduse pedagoogid. Aga sa ütlesid, et sa läksid lasteaeda tööle, et siis oli ainult see tahe töötada lastega ja olla sellises keskkonnas. Mis sind siis ajendas seda erialalist kõrgharidust ja neid pedagoogilisi kompetentse saama ja sinna magistriõpingutesse tulema? No kui seda erialast haridust ei ole, siis mina tundsin küll, et ikka jääd hätta. Et need teadmised, kogemused on üks asi, et need tulevad ajapikku, aga et nendest teadmistest jäi ikkagi puudu ja juba seal siis oma esimeses töökohas töötades palusin endale täiendkoolitusi nii palju kui võimalik, et toona ei olnud väga palju võimalik, ja ma ei mäleta ka, et oleks olnud väga palju selliseid tasuta koolitusvõimalusi, mida hetkel ma näen, et on palju rohkem. Ja niimoodi ajapikku ma olen ise väga õpihimuline, mulle meeldib uusi asju õppida ja mul tekib sageli palju küsimusi ja ma tahan teada saada. Oma sõprade seas ma olengi tuntud kui doktor Google, sest et kui küsimus on õhus, siis kõik näevad, et teile protsessib ja sellele küsimusele on vaja vastus leida. Ja niimoodi ma olengi läbinud siis erinevaid selliseid suuremahulisi koolitusi ka eelkooli pedagoogika valdkonnas ja jõudsin sinna magistriõpinguteni sellega, et ikkagi see tunne oli, et millestki on puudu ja magistriõpingud andsid sellise laiema pildi õpetajana siis oma tööle ja sellele alusharidusele üleüldiselt ja nad andsid ka sellist kogemust selle koha pealt, et kuidas näiteks oma meeskonda juhtida ja võib-olla kuidas seda alusharidust üleüldse laiemalt nagu näha ja mõista. Kas oskad veel välja tuua mingeid olulisemaid muutusi sinu mõttemaailmas, et kui sa võrdled seda aega, kui sa olid alustav õpetaja ja nüüd, kui sa oled siis magistrikraadiga lasteaednik?
et kui ma alustasin, siis ma alustasin nende nädalaplaanide pealt. Ja siis oligi niimoodi, et ühel päeval oli eesti keel ja siis tuli kunstitegevus ja kõik oli selline väga jäigalt struktureeritud ja tunduski, et ma teen õiget asja, et ma olin selline traditsiooniline õpetaja, kes oli see teadmiste edasiandja. Aga täna ma saan aru, et minuga õpetaja roll ei ole olla see teadmiste edasiandja, vaid selle lapse õpitee toetaja, tema kogemuste toetaja, seal kõrval see suunaja ja talle keskkonna looja, et ma ei näe enam enda rolli selles, et ma ainult annan neid teadmiseid, vaid et ma olen talle selles õppimises nagu partner. Et ma arvan, et ma mõtestan seda õppimist ja õpetamist palju sügavamalt, kui ma toona mõtestasin. Et nagu ma enne mainisin, siis see suhte loomine on minu jaoks olnud algusest peale väga oluline, aga et just see mõistmine, et kuidas see õppimine ja õpetamine tegelikult nagu toimub. Ja võib-olla ka see, näiteks ma hetkel pean väga oluliseks just sellist loomulikku õppimist ja seda paindlikkust ja sujuvat päevakava, et kui toona oli see struktuur minu jaoks nii oluline ja ma hoidsin sellest väga tugevalt kinni, siis täna ma usaldan palju rohkem protsessi. Kas sul on vahepeal sellel teekonnal oma õpetaja töös nagu loomumise mõtteid näiteks tulnud? Selliseid keerulisi hetki on ikka olnud, et pigem päris sellist loobumise mõtet ei ole olnud, et pigem on see huvi nagu aastatega kasvanud ja see soov seda tööd veel paremini teha ja veel sisukamalt ja ise mõista paremini ja saada neid uusi kogemusi, et minu arust see tööpõld on väga lai ja rikas, aga no raske on ikka aeg-ajalt olnud, et muutustega toimetulek on, ma näen, mitte ainult minul, vaid väga paljudel teistelgi keeruline, et minu jaoks on iga aasta just see sügise algus, kui sa tuled sealt sellelt pikalt suvepuhkuselt välja ja võib-olla su rühmastruktuur on muutunud, võib-olla su meeskonnas on mingisugused muutused toimunud, et siis sealt see start on sageli raske ja seal tekib neid mõtteid, et kas ma ikkagi olen õiges kohas. Aga näiteks sellised keerulised olukorrad vahel on ikka, eks, et kui näiteks meeskonnas mingid asjad ei toimi või sa ei saa millestki aru ja siis sa ei saa oma seda süsteemi seal toimima, et siis ikka tekib mõtted, et kas see on ikka minu jaoks õige koht ja kas ma tahan seda teha ja lähed nende tunnete peale, aga ma olen nagu aastatega õppinud seda, et kuigi seal keerulistes olukordades olemine on väga ebamugav, siis tegelikult sellest ebamugavusest sageli sünnib midagi väga ägedat. Et kui sa suudad selles protsessis seal ära olla ja muidugi sealjuures ka ennast püüda siis toetada, siis tegelikkuses tagasi vaadates see õpimoment selles hetkes on väga suur. Sa tõid välja selle, et see olukord tegelikult on ka nagu see õpetaja. Kas on keegi või miski, mis sind sellistest olukordadest justkui nagu läbi aitab, et kes sind innustab või õpetab või julgustab? Jaa, kindlasti on, et ennekõike mu pere, eks, et minu abikaasa on pidanud väga palju minu keerulisi momente ära toetama või seal kõrval selliseks teekaaslaseks ja kuulajaks olema, sõbrad, kolleegid. Ja mul on hästi armas endine kolleeg Tervituse Tegele, kellega me tegelikult ei kohtu praktiliselt üldse. Aga tema on minu kolleeg siis Peetri lasteaia ajast, kui me töötasime 2 aastat koos, enne kui ma siis oma teise lapsega lapsehoolduspuhkusele jäin. Ja nüüd meie eluteed on nagu täiesti lahku läinud, aga me suhtleme teineteisega häälsõnumite teel ja selles suhtes on temaga väga hea suhelda, sest et ta ju mõistab seda lasteaiasüsteemi sisu ja seal põrgatada neid mõtteid ja ideid ja kindlasti kogu Sipsiku tiim, et Sipsiku meeskonnas on väga kihvte inimesi, kes kogevad sageli sama ja kellel tekivad sageli samad küsimused ja samad murekohad. Ja siis koos sealt lahendusteni jõuda on selline tore kogemus. Et nemad kindlasti inspireerivad mind.
et siit olekski hea jätkata, et äkki räägiksime sellest õpetaja enesehoiust veel sinuga, et õpetaja eetikakoodeksis on kirjas, et õpetaja vastutab oma tervikliku heaolu eest. Ja uutes õpetaja kutsestandardites on samuti rõhutatud õpetaja oskust enda heaolu nagu siis tagada ja sellest vastutada. Aga kuidas sina enda vaimset tervist hoiad ja millised on sinu igapäevased näiteks enesehoiu harjumused või rituaalid? Ma olen väga nõus sellega, et igaüks vastutab oma vaimse heaolu eest ise ja väga tore kogemus tegelikult. Täna ma tulen just koosolekult, mis meil või selliselt õpiringilt, mis meil siis lasteaias toimus, kus me ka käsitlesime seda sama teemat, et me oleme ise selle eest vastutajad ja mis me saame selleks siis ära teha, et meil päriselt oleks seal rühmas veel parem olla. Ja ise mind täidab siis liikumine, et ma väga palju veedan aega looduses, ma teen trenni, mulle meeldib selline intensiivne trenn, käin sellises batuuditrennis, et jumpingu trennis, mis ma tõesti seal ei mõtle ja ma saan ennast maha laadida ja välja lülitada, et see on minu jaoks väga oluline suuta siis need mõtted panna kõrvale, et mure ja selline progressi soov, et tahad seda teemat, mis sul parasjagu kuklas on, kogu aeg ju edasi arendada ja mõelda ja ära lahendada, aga et see teadvustamine endale, et praegu ei ole see hetk, et praegu ma pean tegelema enda vaimse ja füüsilise tervisega ja kindlasti ka see kodus perega olemine, et see peab olema väga teadlik, et mul võib olla mingisugune mureteema kuklas, aga et siis see teadlikult selle kõrvale panemine ja selle hetkes olemine oma lastega. Ja minu jaoks on väga oluline olla iseendaga, et vahepeal eemal ka oma perest, oma sõpradest ja tööst ja kõigest, aga et see võimalus, kui sul on väikesed lapsed, on üsna selline väike, aga et siis selline tervisekõnd õhtul ja siis sageli panen ka mõne podcasti endale sinna kõrvaklappidesse ja mõnulen siis selle saatel. Ja lasteaias on meil loodud ka selline võimalus, et meil käib superviisor coach, kes siis meie meeskondadega tegeleb ja tema tabas ühel coachingul siis ära, et mul tegelikult selle endale aja võtmisega on natukene probleeme. Ja kui ta siis küsis minu käest, et räägi mulle, kuidas sa siis võtad iseenda jaoks aega ja siis ma rääkisin, et mulle meeldivad kriminullid, et ma võtan raamatukogust raamatuid ja siis ma loen neid ja siis ma lähen jalutama ja siis ma panen kõrvaklappidesse podcasti ja siis ta ütles, et sa kogu aeg tegelikult tegeled sellega, et sa ei lase neid mõtteid lihtsalt olla või ligi, sa ei lase endal tunda, sest sa kogu aeg vaigistad neid, et sul on vaja võtta nüüd karuaeg ja ma olen proovinud seda teha, ehk siis peabki olema päriselt see mingi karu, kelle sa võtad endale kaisu ja siis lihtsalt istud temaga natuke aega seal. Ja alguses on väga ebamugav, aga tegelikult aitab küll, et olen seda ka katsetanud. Karu all sa mõtled nagu mängukaru või? Täitsa mängukaru. Õnneks mul on lapsed ja see karude valik on üsna lai, aga ma olengi selle teadlikult võtnud endale kavasse, et ma ei teadvustanud enne seda, et ma otsin kogu aeg nagu selliseid asendustegevusi enda meelest nagu justkui puhkan siis, aga et ma päriselt ei lase endal lihtsalt olla. Sa mainisid juba õpiringi, mida te oma töökohas teete ja tõid praegu selle coachingu välja, et kas teil on veel mingeid lahendusi sinu töökohas, mis sa tunned, et toetavad sinu vaimse ja üldise heaolu hoidmist? No õpiringid kindlasti on sellised väga abistavad meetodid ja neid on meil erineval kujul, et ongi sellised ülemajalised õpiringi vormis koosolekud ja on õpetajatele eraldi õpiring ja mina ise olen enda rühmas, enda meeskonnale loonud sellise igakuise kohtumise, kus me paariks tunniks lähemegi majast välja ja räägime olulistel teemadel ja
no ma arvan, et üldiselt ka see, et see kolleegi selline sõbralik pilk ja hea sõna seal maja peal ka, et me ei oota mingi õpiringini, vaid et me leiame selle hetke seal kohvitassi taga või korraks õue peal, et teineteisele vajadusel tuge pakkuda, et see selline kolleegilt kolleegile toe pakkumine on kindlasti selline väga hea element. Ja meil on ka paindlik lähenemine töögraafikule võimalusel, et see vajadus kindlasti on, sest et eks seda dokumentatsiooni tekib ka ja kui on ka näiteks arenguvestlused või mis iganes vestlus vanemaga ees ootamas, et siis see vajab ka sellist ettevalmistusaega, eks ju, et siis sageli on see selliselt korraldatud, et kui meil tuleb see lõunane puhkeaeg, et siis abiõpetajad jäävad seda haldama, et siis ma saan võimalusel näiteks kas või minna koju ja siis teha need asjad rahulikult lõpuni. Et see paindlikkus on ja võimalusel ka teinekord, kui abiõpetajad lähevad õuesoleku ajal ise õue ja ütlevad, et tead, et praegu me oleme joone peal, et kui sul on vaja, et tee näiteks oma dokumendid lõpuni, et seda paindlikkust on ja see on see autonoomia, et kuidas sellele läheneda, et vot autonoomia on ka väga hea sõna, mis siia sobib, sest et meil on tõesti autonoomia rühmasiseselt, et juhtkonna poolt tuleb võib-olla selliseid soovitusi ja suuniseid, aga et see, kuidas sa ise selle lõpuks lahendad, et see jääb nüüd iga rühma ja seal siis selle rühma meeskonna vastutuseks, et ja selle taga on jällegi suhted, on ju, et kuidas see omavahel seal siis ära jagada. Aga too üks hea näide, kuidas sa oled tundnud, et sul on autonoomia või sinu meeskonnal autonoomia? Autonoomia näiteks on meil kas või selles, et ütleme, et kui meil on õppeaasta tegevuskavas seal mingisugused eesmärgid pandud, et sellel õppeaastal näiteks me tegelemegi siis laste enesejuhtimisoskuse toetamisega ja eneseregulatsioonioskuse toetamisega ja siis on seal see töötaja enesejuhtimise toetamine, aga kuidas seda lahendada, et mis on need vahendid ja tegevused, kuidas sa lahendad seda või mida sa rakendad, et selle osas on meil tõesti autonoomia. Et eelmine aasta olid näiteks meil rahupesad olid teemas ja samamoodi see eneseregulatsioon. Et see, kuidas seda lahendati, oli väga erinev. Et meil on kokkulepped näiteks, et kehameele tegevused toimuvad iganädalaselt, aga kas sa teed seda õues või toas? Mis päeval sa seda teed, mis kujul sa selle läbi viid, kas sa teed seda kogu grupiga või sa teed seda väiksemates gruppides, et see paindlikkus on seal olemas, et sul on see mingisugune siht või mingi raam on, aga see, kuidas sa selle ise lahendad, et see on tõesti, selles on meil autonoomia. Sinu jaoks on see nii igapäevane, aga sa ütlesid keha-meele-tegevused, et võib-olla meil mõned kuulajad tahaks teada, et mis sa selle all mõtled? Tõesti, meie jaoks on need sellised tavalised, ma päris täpselt ei tea, kas seda mõistet kuskil mujal ka kasutatakse, aga et meil on siis kehameele tegevuste all mõeldud sellised näiteks joogalaadsed harjutused, erinevad eneseregulatsiooni toetavad harjutused, hingamisharjutused, tähelepanuharjutused, erinevaid meeli kaasavad tegevused ja mängud. Et näiteks ka rahupesa kasutamist oleme lastega harjutanud, eks ju, et mida sa seal teha saad, on ju, et mis need vahendid seal on ja kuidas sa saad neid kasutada enda aitamiseks. Et näiteks mina kasutan ka ei tee, ütleme, kehameele tegevusi niivõrd mingil konkreetsel päeval ja ajal, et ma võin seda küll planeerida, aga tegelikult need rakenduvad igapäevaselt, kas või näiteks hommikuringis üks minu laste meelistegevus on oma tunnete kraadimine. Et nad saavad käega siis näidata, et kuidas nad ennast täna tunnevad, et kas see käsi on siis täitsa vastu maad ja on selline kehv päev ja ei ole väga hea olla, et mingi raske tunne on minuga täna kaasas. Kas on seal täitsa üleval, et tal on täna superpäev või on see kuskil vahepeal. Ja siis ma alati ka küsin, kas keegi soovib jagada. Ja pigem on nii, et nad soovivad kõik jagada, et siis seal tuleb natuke seda aega reguleerida, et kuidas või mis, et kas me jõuame täna kõik jagada. Ja sageli ma juhin ka seal tähelepanu, et ma märkan, et sinu käsi on seal täitsa all, et kas sa tahad jagada, mis täna toimub ja kuidas meie saame sind täna aidata. Ja enamasti nad ütlevad ka, et mis on see murekoht
ja teinekord ka, et kuidas siis, mis tuge ta parasjagu vajab. Et näiteks sellised harjutused. Aitäh sulle, et sa jagasid, sest et kui me rääkisimegi enesehoiust, siis täpselt need samad harjutused võiks ju olla ka õpetaja enda igapäevarutiinis. Jaa, muidugi võiksid. Silja alguses luges ette iseloomustuse sinu kohta, mida kõike sa õpetajana teed. Ja lisaks sellele, et sa oled suurepärane õpetaja rühmas, siis sa ka väga palju panustad lasteaias ja ka väljaspoole sellisesse arendustegevusse. Et kus sa selle jaoks aega võtad? Ütleme nii, et see tuleb ikkagi mingil määral millegi arvelt. Et täna olen ma selles kohas, kus mul magistriõpingud on vähemasti läbi ja see maht on sealt kuklast ära, aga sageli minu mentaliteet on see, et ma teen alati rohkem, kui mult oodatakse ja see on nii minu õnn kui hukatus ilmselt. Et sageli tuleb see ikkagi natuke pere arvelt ja natuke öötundide arvelt, aga sealjuures ma ka teadvustan, et tegemist on ka sellise võib-olla veidi kehva aja planeerimisega, et kindlasti annab seal veel areneda, et kuidas oma aega paremini planeerida ja mahutada need tegevused sinna tööaja sisse. Aga ütleme nii, et tegelikult jääb nendest töötundidest jääb küll väheks, et kui tahta natukene lisaks teha. Et eelmise aasta näitel ma saan öelda, et kuna minu rühmas oli ka rühmaülene tugiisik, kes oli väga tragi ja teadlik ja toimekas ja suur tugi kogu rühmale, siis see andis ka mulle õpetajana rohkem hõlpu, et panustada ja tegeleda ka nende selliste võib-olla rühmaväliste tegevustega rohkem. Et selline lisainimene. Aga üldiselt ma ütleks, et see ühe õpetaja süsteem toetab seda, et sa ikkagi saad, et kui need abiõpetajad seal kõrval on ise ka sellised ennast juhtivad ja hakkajad ja panustavad ja on motiveeritud, siis kindlasti see on ka õpetajale väga suur tugi, et mul on suurepärane meeskond ja see toetab mind väga palju. Aga kuidas sa sattusid Ukraina õpetajaid juhendama ja suunama? See oli ka selline hetk ilmselt, et elu lihtsalt mängis selle mulle kätte või arvas, et see võib-olla on see koht, kus ma peaksin ära käima. Sest seal programmis tekkis üks vaba koht ja ma kuulsin sellest ja rääkisin siis ühe teise õpetajaga ja meie maja tegevusterapeudiga sellest, et mida see endast üldse nagu kujutab ja need olid hästi sellised inspireerivad vestlused ja ma küsisin, miks nemad sinna lähevad. Ja siis ma helistasin oma abikaasale ja küsisin temalt, et no mis sa arvad, et üks vaba koht on sinna, et äkki ma tunnen nagu, et ma tahaks minna. Ja see tema ilma sekundit mõtlemata, ta ütles mulle, et muidugi sa lähed sinna. Et see on suurepärane võimalus ise inimese ja õpetajana kasvada ja samas jagada ka kogemusi, eks, ja siis ma läksingi. Ja minu põhirõhk oli koos tegevusterapeut Liis Leega siis viia läbi õpetajatele siis laste eneseregulatsiooni toetamise töötubasid ja natukene hõlmasime ka sellist keeruliste lastega toimetulekut. Et meie viisimegi siis läbi neile sellised õpiringid seal, kus nad said kõigepealt natukene avada oma murekohti ja mis üllatas oli see, et kuigi Ukrainas ju on sõda, siis need probleem- ja murekohad olid küllaltki sellised argised, et need, mida nad jagasid, et need olid üsna sarnased sellele, millega meie igapäevaselt rinda pistame. Ja siis me jagasimegi erinevaid meetodeid, mida katsetada, et need samad eneseregulatsiooni võtted, natuke tutvustasime, et mis see rahupesa endast kujutab, kuidas seda rühma luua, millised on need sensoorsed vahendid, mis võiksid seal olla, et lapse eneseregulatsiooni toetada ja käisime ka rühmades siis sensoorseid pudeleid valmistamas, mille siis iga laps endale individuaalselt tegi.
ja väga tore oli näha seda, et kui me läksime siis häire ajal sinna varjendisse, siis päriselt lapsed võtsid need pudelid endale kaasa ja need läksid kohe käiku ja kasutusse, et see oli väga vahva näha. Et ütleme, et põhiline või minule kõige hingelähedasem teema oligi see eneseregulatsioon just, sest eriti sellises kriisiolukorras see kindlasti on väga toetav jõud on sellel. Aga et see ei olnud siis ainult, ei hõlmanud seda, vaid et me rääkisime ka seal sellest loomulikust õppimisest ja vabade vahendite kasutamisest, loov- ja vabamängust, õuesõppest veidi, et toetasime seal siis erinevate tegevustega. Sa läksid sinna Ukrainasse ja rääkisidki, kuidas sa said nagu seal tuge ja abi pakkuda selles kriisisituatsioonis, aga mida sa ise võib-olla nii inimese kui õpetajana sealt kaasa võtsid? Ma arvan, et iga selline õpiränne, olgu see siis ise juhendama minnes või ise õppima minnes, on selline vastastikune, et igal juhul mõlemad osapooled saavad sellest midagi. Ja inimesena ma kindlasti sain sealt seda tänulikkust, et lihtsalt asjad ja olukorrad, mis meile tunduvad täna sellised loomulikud, et neile seal ei ole loomulikud, eks ju. Aga et ometigi sellises olukorras, kus neil on väga-väga keeruline, jätkus selline niivõrd tavapärane elu kui vähegi võimalik, et need lapsed olid ikka seal armsad ja rõõmsad ja toimekad ja õpetajad olid väga hakkajad ja andsid tõesti endast nagu parima, et see oleks võimalikult loomulik olukord. Aga kindlasti veel sain sealt juurde seda meeskonna tunnetust, et sa lähed sedavõrd keerulisse olukorda oma tiimiga ja see ühtehoidmine, mis sealt nagu kasvab ja loomulikult tekib ka selliseid ärevamaid momente või lausa konfliktiolukordi, aga et kuidas sealt siis nagu välja tulla ja et kindlasti see kogemus nagu lähendas meid meeskonnana, et me õppisime teineteist paremini tundma, õppisime teineteise töövõtteid paremini tundma ja üleüldiselt see kogemus seal tõesti, ma arvan, inimesena mind ka väga palju kasvatas. Kes aias, mis aias? Aga lähme natukene rohkem sinu igapäevatöö juurde, et rühmatöö juurde. Et see lasteaiatöö on ühest küljest selline rutiinne, et lapsed tulevad lasteaeda, veedavad seal terve päeva, söövad, mängivad, puhkavad, siia lähevad koju ja teisalt pole ükski päev justkui teisega sarnane. Et kuidas sina oma aega ja tegevusi planeerid või millised on sinu põhimõtted õppekasvatustegevuse ja sellise päeva ja protsessi planeerimisel? No rutiin ja struktuur kindlasti on väga olulised päeva juures, aga ma usungi sellesse paindlikkusse päevakavasse ja sujuvusse päevas, et kindlasti see laps alustab õppimist meie juures juba siis, kui ta sealt lasteaia väravast sisse astub ja lõpetab selle meie juures siis, kui ta sealt välja astub, et see õppimine ei ole ainult, et kui on see õppetegevus, eks ju, vaid et just selliste igapäevaste õpimomentide märkamine ja seal see toetajana kõrval olemine vajadusel, et nendest õpib laps kõige rohkem, need loomulikud õpisituatsioonid, et kui on oluline näiteks liiklust õppida, siis lähemegi päriselt liiklusesse ja õpime seal. Kui me tahame loodusest uusi teadmisi, siis me käimegi matkadel ja avastame seal. Et loomulikult see õppimine võib jätkuda lasteaeda minnes ja nad saavad ka võtta endale olulisi selliseid vahendeid lasteaeda kaasa, et näiteks mikroskoopidega lehti edasi uurida või mida iganes, aga et me päriselt käime, et ma usun sellesse õuesõppesse ja võimalikult palju sellisesse käimisesse ja loomulikesse igapäevastesse kogemistesse ja kogemustesse, et see on väga oluline. Ja ma usun sellesse, et kõik, mida laps saab ise teha, et aga see talle võimaldatakse, et ta saaks selle ise teha, et millega ta saab hakkama, et ta teeb ise. Et sa saate alguses mainisid, et kui sa alustasid, siis sa tegid neid nädalaplaane ja sa olid hästi kohusetundlik ja võtsid selle aluseks ja püüdsid selles nagu hästi tubli olla, aga sa tõid ka välja, et selles on toimunud muudatus. Et mis muudatus on toimunud?
päris suur muudatus on toimunud, sest kuigi mul kindlasti on ka mingi plaan, et ma täna ka kasutan seda, et igal esmaspäeval ma saadan lapsevanematele sellise nädala struktuuri ja meil on endal meeskonnana seesama siis plaan on nagu aluseks, aga mida ma olen kogenud on, et kõik ei lähe alati plaani kohaselt ja siis seal see kohanemisvõime peab päris heal tasemel olema ja see kohaneda on lihtne, kui sul ongi neid tööriistu, mille abil siis seal toime tulla ja võib-olla mõnel päeval ongi sul hoopis teine plaan, aga laste huvi on hoopis millelgi muul, siis ma kindlasti hakkan sellest laste huvist kinni, et see on väga oluline selline vahend, mida tegelikult kasutada, et luua neid olulisi õpimomente. Mis on selline viimane huvitav asi, mida sa lastega koos uurisid või mis oli sinu rühma laste viimane suur huvi? Hetkel on väga suur huvi hammaste teemal, sest et nad ise ka teevad nalja, et sügise saabumisega, et langevad lehed ja langevad hambad, et see hammaste teema on väga fookuses praegu ja sealjuures valisingi selle, et rakendan ka seda sellist suukooli juhendatud hambapesu, sest neil on endal selle vastu huvi, et me nüüd alustamegi selle projektiga, sest need hambad on lihtsalt kogu aeg neil teemaks. Seal tekib küsimusi, muidugi seal on see tore hambaaldjas ja kes kui palju raha saab, et siis saad seda matemaatikat sinna sisse viia ja kas on ikkagi see raha kõige olulisem, et selliseid elulisi küsimusi, et see projekt hakkab meil praegu siin nagu arenema tasapisi. Aga praegu ma ütlen, et oma rühmas hetkel on olnud meil väga suur võhm läinud selle kohanemise peale, sest et meiega on liitunud siis, mul olid siis 9 eelmist mesisummi, kes mul alles jäid ja liitus 6 uut last erinevatest piirkondadest ja erineva kogemusega ja siis meil on 3 2-aastast veel rühmas. Et oleme tegelenud väga palju sellega, et lihtsalt kuidagi see süsteemsus sinna luua. Et aga igapäevaselt ikka selliseid õpimomente tekib päris palju. Et võib-olla kõige sellisem erksam kogemus sellel nädalal on sellega seoses, et ühel tüdrukul kadus ära kott. Ja sellest kotiloost kasvas välja erinevaid õpimomente. Esiteks see, et kui keeruline oli tal tulla toime oma tunnetega, sest et ta pidi minema eelkooli ja seal olid tema vajalikud asjad ja riided ja ta ei saanudki lõpuks nende tunnetega seal toime. Ja teised märkasid seda, et tal oli raske ja üritasid teda toetada, aga lõpuks ta sinna kooli ei läinudki. Et ja see on ka okei, sest et sellel hetkel ta ei saanud hakkama oma tunnetega ja tal oli väga raske ja kindlasti ei oleks ta seal koolis ka toime tulnud. Aga see teema jätkus, sest järgmisel päeval tulid sõbrad lasteaeda ja uurisid, et no kuidas on selle kotiga, et kas see kott on ikkagi välja tulnud, et see teineteisest hoolimine ja teiste murede iseenda omaks võtmine ja et see on ka selline sage ja siis nad hakkasid arutama, et äkki keegi ikkagi varastas selle ära. Et äkki peaks politseisse minema. No, tõmbasime siis natuke seda teemat maha, et olete te kindlad, et kas see on ikka varastamine või ikkagi see ununes kuskil ja siis arutled, selline analüüsioskus. Ja siis nad otsustasid kambakesi, et nad peavad ikkagi tegema otsimiskuulutuse sellele omaalgatuslikult, eks ju, siis koostati see kuulutus, kirjutati kõik sinna need detailid, on ju, siis jälle see planeerimise osa, et kuhu see kuulutus panna, on ju, et kust inimesed seda kõige paremini näevad, eks ju, ja siis kogu selle protsessi nagu lõpule viimine, et see kott ei ole praegu veel välja tulnud, aga et just see eduelamus sealt, et me teeme koostööd ja et see on meile rühmana nagu oluline, et just selliste õpimomentide märkamine igapäevaselt on tähtis. Kuigi sina oled täna meil siin aasta lasteaiaõpetajana, siis üksinda sa oma tööd ju ei tee. Et sa vajad selleks ikkagi enda ümber inimesi, oma meeskonda, tiimi, kuidas seda ka ei nimetaks. Et kuidas sa kirjeldaksid oma rühma või maja sellist üleüldist koostööd? Ma ütleks, et see koostöö on väga heal tasemel täna. Et kui võtta maja peal laiemalt, et siis need meie siis sellised
me nimetamegi küll neid ikkagi sellisteks koosolekuteks, eks ju, et õpetajatel on õpiringid, aga et tegelikult ma ütleks, et need ülemajalised koosolekud on ka pigem õpiringid. Et sinna ikkagi tullakse rõõmuga, me teeme seal väga palju selliseid grupitöid ja arutelusid ja seal siis sellist mõttepartnerlust ja sellist koostööd siis. Ja samas teevad ka rühmad omavahel väga palju koostööd ja õpetajad omavahel jagavad ideid või kui sul on mingi murekoht, lähed vaatad ja vaatled, kuidas teised teevad, mis lahendusi nemad kasutavad ja minu juurde tullakse ka sageli, et Teele, kuule, mis sina sellest arvad, et mul on selline mure või mul on selline mõte, et kuidas siit edasi minna, et ma olen natukene ummikus, on ju. Ja teine väga toetav koostööpunkt, mida ma näen, et meil on tohutult äge tugimeeskond, meil on 2 eripedagoogi ja tegevusterapeut, kelle poole näiteks keerulistes olukordades pöörduda ja mõtteid küsida ja seal on ka see süsteemne lähenemine, et me jälgime rühmas, mis need murekohad on, millest need tekivad, mis sellele eelneb, kuidas me oleme proovinud seda lahendada, mis toimib, mis ei toimi. Ja siis me läheme alles siis selle oma tugimeeskonna juurde, et me oleme nüüd teinud selle eeltöö ära, aga me ikkagi on vaja abi, et mis teie arvate ja siis me arutame koos ja siis paneme järgmise kohtumise kirja ja räägime jälle läbi, et mis on nüüd toiminud, katsetame veel, et see selline süsteemne lähenemine probleemkohtadele on väga tugev ja mina tunnen küll, et meie majas saab tuge nii direktorilt, õpetajatelt, meie armsalt ehitusmehelt Aarelt, Kokalt, ja samamoodi ka lastele tegelikult on see tugi kättesaadav majaüleselt, et näiteks need majaülesed pesad, mis meil on, et kui nad käivad seal toimetamas, et see nõuab ju väga palju sellist enesejuhtimisoskust ja seal võib ka probleeme tekkida, aga et meil on kabinetid, uksed, eks ju, lahti ja teised majaülesed inimesed ju ka sekkuvad seal vajadusel või toetavad. Et mina tunnen küll, et seda tuge on igal tasandil ja nagu minna oma meeskonna juurde, et siis minu jaoks on väga väärtuslik see, et elu tuleb, eks ju, aeg-ajalt vahele ja inimesed liiguvad ja elu toob muutusi, aga mul on olnud püsiv meeskond ja see loob väga palju väärtust, sest et sa tegeledki selle sama meeskonnaga, eks ju, pidevalt edasi. Ja see järjepidev töö oma meeskonnas tagab kindlasti selliseid eduelamusi ja positiivset arengut, mis ei tähenda seda, et ei teki keerulisi momente. Ikka tekib, sest me oleme inimestena erinevad ja vahel väsime ja siis on jälle teineteist toetades vaja nendest keerulistest olukordadest ka edasi saada, et eilsel enda meeskonna kohtumisel me just ka arutasime selle üle, et mis meil on hästi ja mis on keeruline ja kuidas lahendada neid keerulisi olukordi, et ma püüan ka oma meeskonna kohtumistel siis hoida sellist süsteemsust, et me päriselt ka sügavuti mõtleme ja jagame siis ka selliseid keerulisi tundeid, et see on tähtis, et me suudaks siis seal igapäevaelus selle turvalise majakana laste jaoks olemas olla. Aga selline praktiline nipp, et kuidas sa võtad oma meeskonnaga, oma tiimiga selle aja, et neid teemasid läbi rääkida? Väga hea küsimus. Meil on majasiseselt korraldatud selliselt, et igal rühmal on oma nii-öelda selline rühmasõber. Ja see on siis keegi majaülene inimene, et meie rühmasõber on näiteks Koka Mari. Ja kui minul on vaja kas siis selline planeeritud koosolek või siis nüüd on eksprompt kiirelt vaja, siis tema on esimene inimene, kelle poole mina pöördun, et kas sul oleks võimalik tulla rühma selleks ajaks, kui ma saan korraks oma meeskonnaga kokku võtta. Ja kui temal ei ole võimalik, siis pöördun õppejuhi poole, kes siis näiteks, kes korraldabki siis asenduse sinna, et me saaksime seda korraldada. Ja ma tean, et see tegelikult toimib ka paljudes teistes rühmades, et sellised regulaarsed kokkusaamised ja koosolekud toimuvad. Ja võib-olla
üks selline hea nõks on ka see, et seda sujuvat päevakava näiteks meie lasteaias toetab ka see, et muusika ja liikumistegevused on viidud ühele päevale, need on pikema tegevusena ja samas see annab ka rühmameeskonnale hea võimaluse sellel hetkel teha niisugune briefing, et kiirelt rääkida ära, et mis meil äkki on mingi teema, mis on nagu laual ja millega on vaja kiirelt tegeleda, et siis need on head hetked, et minul on vedanud, et mul muusikategevus on kohe esmaspäeval kell 9, siis on hea nädalat alustada koos, nädalakiri oma meeskonnaga läbi vaadata ja siis vajadusel rääkida olulistel teemadel. Mul jäi korraks sealt eelmisest vastusest see osa, et sa ütlesid, kuidas te üksteist nagu seal oma rühmameeskonnaga siis püüate olla üksteisele majakas. Aga sa ütlesid ka, et ja siis me vaatame, mis meil on hästi. Ma tahaks teada, mis teil on hästi, et too kohe paar näidet, mis on õpetaja töös oma meeskonnaga hästi, et vahel on seda väga hea niimoodi kõva häälega välja öelda. No minu meeskond tõi välja selle, et meil on kokkulepped paigas ja kõik hoiavad ühiselt peavad nendest kokkulepetest kinni, et seda pidasid kõik meeskonnaliikmed väga oluliseks. Ja veel toodi välja, et ongi hoidev ja soe suhe omavahel ja tuntaksegi seda teineteise tuge keerulistes olukordades. Meil on omavahel mingisugused kokkulepped, sellised, mis toimivad ka täitsa vaikides, et kui näiteks ongi keeruline olukord ja sa tunned, et sa ei tule selles olukorras toime, siis me olemegi kokku leppinud, et me saame teineteiselt paluda, et kas sa saad selle praegu üle võtta, et ma korraks lähen ja hingan. Et selline soe ja ühtehoidev meeskond on olnud minu meeskonna enda sõnad ja ma tunnen seda ise ka, et me väga väärtustame ja hoiame teineteist. Ja mis on hästi, on ka see, et me oleme kõik väga erinevad inimesed. See on väga hea, sest et see tähendab seda, et meil on kõigil erinevad tugevused. Ja neid tugevusi tuleb kindlasti rakendada. Ja kui see sinu tugevus on see asi, mis paneb sinu silma särama, siis ka sa tõenäoliselt teed seda asja väga hästi, sest sul on seal taga see huvi ja sellest tulenevalt motivatsioon, nii nagu lastegagi. Tundub, et sa ise ja ka sinu lasteaed, kus sa töötad, et see on üks selline maagiline koht, kus teil ei ole ühtegi takistust ja kogu aeg on ainult võimalused. Aga lasteaiast ka ühe sellise nähtamatu osa ühtepidi päeval ja väga kindla osa moodustavad lapsevanemad. Et kuidas sina oma õpetaja töös oled tundnud siis seda ja toime tulnud selle lastevanematega suhtlemisel, et millised on olnud nagu rõõmud ja väljakutsed? Ma ütleks, et rohkem on ikkagi rõõme. Et vähemalt praegu nende lastevanematega küll, kes mul täna on olnud rohkem rõõme. Ja eks on ikka ka väljakutseid tavaliselt puudutavadki seda, kui lapsel on millegagi keeruline ja siis esialgu see leppimise protsess on ka lapsevanemale keeruline, et tunnistada, et lapsel võib-olla on raske ja tunnistada, et see ei ole ainult lasteaias, vaid et kodus ka on raske ja siis jõuda sealt sellele koostööle. Aga ma olen püüdnud hoida kohe algusest peale lapsevanematega hästi sellist avatud ja sooja suhtlust ja ma püüan kasutada peegeldamist. Et kunagi mulle tundus väga keeruline öelda lauseid nagu, et ma olen märganud, mulle tundub, kas ma saan õigesti aru. Aga tegelikult need on väga head vahendid, mida kasutada. Ja siis tal on ka võimalus öelda, et ei saa üldse õigesti asjast aru, et ma hoopis tunnen niimoodi, aga sealt sageli tulebki siis seda olulist infot, mida tegelikult ju vaja on. Et pigem ma ütleks, et lastevanematega suhtlemine ei ole keeruline, kui sul on ka õpetajana sellist julget pealehakkamist, sest eks väljakutsuvad lapsevanemad panevad ikka õpetajal ka natuke selle hinge värisema, aga kui sa lähed sellise sooja ja avatud suhtumisega sinna peale ja sa ei jaga ise hinnanguid, vaid oledki sellele lapsevanemale siis partneriks, siis need asjad tegelikult leiavad lahenduse ja
ma arvan, et mind toetab ise ka see enda lapsevanemaks et mina ise olen lapsevanem. Et see kindlasti algusaastatel oli selline väike puudujääk, sest et tahtsidki ka õpetajana neid lapsevanemaid natukene õpetama siis minna. Aga et täna ma mõistan ja ma suudan samastuda ja saan aru, et miks vahel ongi lastega keeruline, et see vanema roll on hoopis teine ja see, kuidas laps minu kui õpetajaga võib-olla suhestub, eks ju, et see on ka hoopis teine kui see, kuidas ta on oma ema ja isaga. Aga pigem on sealt tulnud selliseid eduelamusi, et kuidas ühiselt oleme koos saanud toimima mingid olukorrad, mis on võib-olla sellised murekohad. Aga see jääb nüüd kõlama, et see ongi kõik hästi roosa ja lilleline, aga et tegelikult on neid muresid muidugi on ja takistusi on ja väljakutseid on, aga et võib-olla see on ka natuke selles suhtumises kinni, et kuna see kogu see sipsik eesotsas direktor Kristina Mägiga, kes väga seisab selle eest, et kuidas me nendele probleemidele otsa vaatame. Ja kui sa oled kogu aeg selle suhtumise sees, et see ei ole selline võlts positiivsus, vaid pigem see, et kuidas ma vaatan selle probleemi peale ja mis on need võimalikud lahendused ja see on okei, et ma tunnen neid suuri negatiivseid tundeid, aga et kuidas ma ise nendega toime tulen ja selles olukorras siis hakkama saan, et pigem on see vist selle taga. Kes aias, mis aias? Ja võib-olla siia lõpetuseks üks küsimus, et mida võiks õpetaja teha või meeles hoida, et ka oma töös niimoodi särada nagu sina? Minu eesmärk ei ole kindlasti olla kellegi jaoks eeskuju, aga võib-olla ma olen mõnele õpetajale inspiratsiooniks, et mina ise tunnen küll, et mina inspireerun teistest õpetajatest. Et võib-olla siis see inspireerumine kui selline, et meil on alati teineteiselt midagi õppida. Et see mingi tiitli saamine ei pea kindlasti olema omaette eesmärk. Et kui oma tööd tehagi südame ja säraga, siis võib see lihtsalt mingil hetkel juhtuda nii, nagu minuga juhtus. Teelet, jaga meiega seda hetke, kui sa said teada, et sa oled nomineeritud aasta lasteaiaõpetaja 2025 tiitlile. Et mida sa siis tundsid ja kuidas see hetk välja nägi sinu elus? Ma olin kodus parasjagu lapsega hoolduslehel, kui ma selle meili sain ja ma ausalt öeldes olin päris šokeeritud sellest nominatsioonist, sest see tuli väga ootamatult. Ma teadsin, et see võib tulla, sest minust sai ju Sipsiku lasteaia aastaõpetaja 2025 ja sealt oli see selline loomulik protsess edasi, et ma teadsin, et mind esitati nii-öelda edasi sealt, aga ma ei olnud kunagi nagu mõelnud selle peale, et nüüd see on võimalik, et mina just sinna nomineerituks osutun, et muidugi see oli suur rõõm ja praegu tuleb ka naeratus näole sellest tundest, et see nagu meenub, ja siis jagasin kohe oma kõige kallimatega, et selline äge asi on minuga täna juhtunud. Ja võib-olla emotsioonidest veel rääkides, siis see gala ise. Et see enda rühma laste nägemine seal laval tuleb praegugi pisar silma, sest et see oli nii ilus. See tõesti, see tunne oli nii sügav ja see puudutas mind nii väga ja esialgu ma ei saanud isegi aru, et nad on minu lapsed. Ma ütlen ausalt, seal oli hämar ja pimedas mu nägemine ei ole kõige parem ja nad olid nii kauniks ka seal tehtud, et aga kui ma ära tabasin selle, et need on minu Johannes ja Rebecca, siis see sisemine tunne oli nii suur, et saaks ainult sinna lavale ja neid kallistada, et ja see on mu elu tipphetk kohe kindlasti. Ja nüüd sa oledki aasta lasteaiaõpetaja 2025 ja see on väga suur tunnustus ja vastutus, et kuidas sa ise sellesse tiitlisse suhtud?
ikka tahaks natuke vingerdada sinna, et see on ikkagi ühine tunnustus, mitte ainult mulle kuuluv tunnustus. Et selle taga kindlasti on rohkem kui lihtsalt mina ise ja minu tegemised. Aga see on ka väga, ma tunnen, et see on suur vastutus, see tiitel. Et nagu ma enne mainisin, siis et ma teen sageli rohkem, eks, kui minult oodatakse, et see on lihtsalt üks osa minu olemusest ja ilmselt see on ka mingil määral sinnamaani jõudmist toetanud. Et ma ei ole mitte midagi teinud ekstra sellepärast, et saada selleks aasta lasteaiaõpetajaks 2025. Et pigem ma arvan, et ma jõudsin sinna tänu sellele, et kunagi meie direktor Kristina Mägi, mingi periood oli, kus ta korduvalt ütles seda, julgetel on rohkem võimalusi. Ja see julgus ja see lause nagu käis minuga kaasas ja mõtlesin, julgetel on rohkem võimalusi. Jah, ma ütlen sellele väljakutsele, jah, ma võtan selle vastu ja oligi see eelmine õppeaasta 2024-2025 oli selline, kus ma tõesti ütlesin kõigele, mis võimalik, mis mind kõnetas muidugi, ütlesin jah ja sain väga palju uusi nagu väljakutseid ja sealt läbi ka võimalusi. Et ilmselt see on mind ka täna siia kandnud. Aitäh teile, et sa meiega siin täna vestlesid. Iga sinu lause oli minu jaoks küll hästi suur inspiratsioon ja julgustus teha seda, mida ma seni õigeks olen pidanud. Et jõudu jaksu sulle ja indu olla see äge lasteaednik edasi. Suur tänu kutsumast! Kes aias? Kes aias? Aitäh kuulamast! Jälgige Facebooki lehte Kes mis aias. Kuulata saate meid YouTube'i kanalist, Spotify'st või SoundCloud'ist. Vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu. Nii jõuab uus saade sinuni kõige kiiremini.